Austatud kohalviibijad, eriti austatud lõpetajad. Ma tõesti austan teid ja ma olen siiras neid sõnu öeldes. Te olete lõpetamas väga veidral ajal, kui kool muutub ja maailm meie ümber muutub viimane päris jubedal viisil. Aga seda maailma ei ole mitte kogu aeg olnud ja teie olete selle maailma võib-olla vanima tegevusvaldkonna esindajad. Teate, ma vältisin sõnu vanima elukutse esindajad, sest väga paljud hakkaksid itsitama ja mõned teised ütleksid fui. Aga mul on tõsine põhjus, et nii öelda, mitte fui, vaid oi. Aga kas tõesti? Ja ongi nii. Väga paljudes selle maailma pühakirjades, meie kultuuriruumis vast ühes olulisemas pühakirjas, nimelt Piiblis, leiate Moosese 5. raamatust vist sõnad. Pandid tähele, sõnad. Ja mis seal on nendes sõnades? Kõigepealt oli sõna. Saate aru, maailm hakkas pihta millest? Informatsioonist. Teie tegelete informatsiooniga. Teie tegelete maailma vanima valdkonnaga. Te tegelete sellega, millega alustas Jumal, sest kõigepealt oli sõna. On teisigi jumalikke asju teie tegevusvaldkonnas, kas või see, et teie tegevuse, lubage öelda, matemaatiline alus on ju digiasjad, ehk siis see binary digit, 0 ja 1, signaal on, signaal ei ole. Ehk sellegi kohta on ju pühakirjas ühte ja teist olemas, sest mida vanajumal tegi, lahutas pimeduse valgusest, maaveest ja nii edasi. Toimus selline binaarsete tehete teostamine. Need olid ühed esimesed asjad, mis kaasnesid maailma loomisega. Teie tegelete sellega edasi. Te loote ka seda maailma, seda digimaailma. Te arendate seda ja see on fantastiline. See on fantastiline, et te olete oma stuudiumi läbi käinud, et te olete trotsinud kõiki neid raskusi, võib-olla neid muresid ja halbu enesetundeid, kui ei ole võib-olla need asjad kõik nii läinud, kuidas te eeldaksite, kuidas te ootaksite. Aga te olete ära teinud selle. Ma näen neid nägusid siin, tõsi küll, vastu prožektorid raskelt on neid näha, aga ma aiman, keda ma olen eriti palju näinud ja eriti kaua näinud ja mul on teie üle eriti hea meel, et te olete isegi mind vastu pidanud ja olete praegu siin saalis ja võtate vastu selle kooli diplomi, 15. lennu diplomi. See 15. lend on mõnes mõttes nagu ülemineku produkt. Ühest küljest võib-olla teil on mõnelgi mõte, et oleks veel natukene kannatanud, oleks saanud siis juba ülikooli diplomi. Aga teate, ega sellel meie kooli diplomil ka väga häda ei ole. Töö on mind viinud mitmetel kordadel üle lombi ja üle mandrite Ameerika läänerannikule, küll San Diegosse, küll Stanfordi ja Stanfordis on maailma üks kõige mainekamaid ülikoole. Ja seal ühe meie valdkonna tipu Grigori Mentsi kabinetti sisenedes ma nägin, uksest sisse tulles, seal seisis raamatu riiulis ja teate mitte niimoodi raamatut, kuidas on, selg teie poole, vaid ta oli niimoodi. Ja teate, mis raamat see oli? See oli keel ja loogika. Ma küsin, et mis asja sa sellega teed? Eestikeelne raamat, ega sa ei loe seda? Ta ütles, ei, siin on valemid sees ja tead, mis ma sellega teen, ütles professor Mints. Kui siia tulevad mulle külalised, see oli Stanfordi ülikool, ta ütles, aga näe, vaata, mille järgi Eestis ühes koolis õpetatakse. Vaata, mida neile seal õpetatakse. Nii et teie võite tunda uhkust, sest asjad, mida te õpetate, mitte ainult need teoreetilised, vaid eelkõige ka need praktilised asjad, millega te olete tööturul oodatud ja nõutud. Need on just teie kaasavara. Ja selle kohta ma tahaks teile öelda ühe sõna, mida ma olen korduvalt kuulnud EBS-is, Estonian Business Schooli asutajalt ja kauaaegselt juhilt professor Madis Abakukelt, kes ütles, et teate, me oleme kokku aheldatud teataval viisil ja seda väljendab jällegi, pange tähele sõna. See sõna on edu. Jätke see sõna meelde. Ja milles selle ahela roll seisneb? Geniaalne, ma ütleks, tubli Abakuk.
Selle ahela roll seisneb selles, et kui teie koolil läheb hästi ja see kool on mainekas ja see maine on tugev ja tõuseb, siis teil on tööjõuturul minekut. Teid hinnatakse selle järgi, et te olete heas koolis omandanud oma hariduse, omad oskused, teadmised, vilumused. Kui teil läheb hästi, siis läheb ka koolil hästi, sest siia kooli tullakse siis meelsasti õppima, teades, et sellest koolist saab sellise hariduse, millega elus hätta ei jää, millega jõuab hästi edasi. Nii et me oleme teiega kokku aheldatud, meeldib see või mitte. Aga selle lahel on ka võib-olla teistsugune võlu. Võib-olla te leiate ka tee tagasi, sest vanasti öeldi, enne 5 aastat on lõpetamata kõrgharidus. Jah, nii et asi on veel väärt seda, et lõpetada. Teie ees on võimalused õppida magistriõppes, teie võimalused on õppida võib-olla ka doktoriõppes. Eks elu näitab, sellepärast et infotehnoloogia valdkond areneb, aga areneb ka kahjuks sellesse suunda, kus kõik see, mida me võiksime väljendada sõnaga rutiin, ehk mingite teadaolevate tegevuste, võib-olla väga komplitseeritud tegevuste, algoritmeeritud tegevus ja ärategemine läheb inimese käest ära. Varsti ei ole bussijuhtidel midagi teha, varsti ei ole väga paljude erialade inimestel midagi teha ja paraku varsti ei ole ka tavalistel koodikirjutajatel midagi teha. Seesama professor Grigori Mints pani alused kunagi koos Enn Tõuguga, kes on meie mees, sellele, et nii läheb, uskuge, nii läheb. Seetõttu teil tuleb olla veelgi jumalikum, kui te seni olete olnud ja leida endale ka IT-valdkonnas rakendust loojana. Saate aru, suured tähed, loojana. Te peate looma midagi uut. Loomine on see, mis hoiab teid nagu värskena ja vajalikuna ka selles digimaailmas, selles IT-maailmas, mille te ise ka loote ja loote ka sellega seoses endale toidukonkurendi. Midagi pole teha, elu on julm, maailm on julm. Te peate lihtsalt olema targad. Ja sellest tarkusest, mis teil on, jääb varsti väheks. Ja sellest tulenevalt selline sõna nagu haridus tuleks natukene teisendada. Selle pehme tee asemel tuleb panna kõvad tee, haritus. Ja see on asi, mida te vajate kogu oma elu vältel. Me oleme teinud teiega koos oma parima, et see start oleks hea. Meil on olnud selline institutsioon, mida nimetatakse koolipidajaks. See tekkis siis, kui saadi aru, et erakõrgkoolina ei mängi välja, riik pani oma õla alla ja loodi omal ajal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, mis muutus siis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuseks. See on see institutsioon, kes on olnud meie koolipidaja. Nüüd nende roll lõpeb. Koolipidajaks hakkab Tallinna Tehnikaülikool. Aga mul on suur palve teile kõikidele. Teeme ühe marulise aplausi sellele hitsale, et nad on olnud meie vastu nii head ja toetajad. Aga ma oleks hirmus tänamatu, kui olles väljendanud tänu sellele, et teie olete nii tublid, ei kiidaks ka neid, kes on teid õpetanud, kes on teid juhendanud ja uskuge mind, väga suur ja siiras tänu kuulub minu poolt teie lähedastele, teie vanematele, teie pereliikmetele, teie elukaaslastele, kes on teid toetanud, sest väga paljudel, ma tean, ei ole olnud ka ainelised olud kõige paremad, nad on pidanud kannatama ja on ka sellest kirjutanud mulle, et nad saaksid võib-olla natukene leevendust ja ma olen proovinud aidata, millega on võimalik olnud. Need inimesed, kelle üldnimetus on lähedased, on teie väga, väga suured toetajad, kes väärivad lugupidamist ja tohutut tänu, et nad on olnud teiega, teie kõrval, teile toeks. Aga ühtlasi ma arvan, et nad tänulikud ka teile on, sest te olete nende ootused täitnud, te olete siin selleks, et saada ka ametlik tunnistus ja tunnustus teie kõikide, meie kõikide ühistele pingutustele. Olge tublid!